küsid ka midagi või? Ei, midagi küsi. Ei, pange endale kõrvaklapid pähe. No sõidame. Ja endale mikrofonid suu ette ja hakkabki rääkima midagi. 1-1. 1-2. Tere poisid. Et siis tervist poisid. Jah. Terse lakku, et tere. Kuidas meil selle ropendamisega on, et kas me ropendamisega või? Ropendame. Me saame pärast lõigata, te võite alguses ropendada, aga sellest hetkest, kus te arvate, et nagu tahate eetrisse minna, siis lõpetage pigem ära. Me oleme siirad. Või siis teetegi sel hetkel nagu lihtsalt mõte on selles, et nüüd vilistlased olid tagasi koolimajast on saanud hoopis mingi teine koolimaja ja siin toimub mingid hoopis teised asjad ja mis teie nagu emotsioonid on? Okei. Emotsioonid, mõtted, arvamused, mis sellest koolist edasi saab teie arvates ja milline see varem oli teie ajal. Võite rääkida nii palju, kui tahate. Ei ole mingit ajalimiiti, nii palju, kui teil nagu viiksmist on. Super. Ja või te võite ka mängida sellist mängi, et 11 on intervjueerija ja teised on vastajad. Ma olen intervjueerija. Ralvo küsin. Ja, ma küsin. Nii. Mis seis on? Kas me saame hästi mõjuga? Mitte liiga lähedal. Liiga lähedal. Aga 1-2. Lihtsalt nagu küsin üle, et mis te arvate sellest, et see koolimaja nüüd selline on? Ei, oota, ma tahan kohe öelda. Aga mul on kohe isiklik arvamus. See on mega äge. See koolimaja, see arhitektuur, see on mega äge. Aga põhiküsimus, kus kurat on spordisaal? Ei tee sporti, saad sa aru? Mis tähendab ei tee sporti? Narva ei tee sporti. Georg ja Košelev keeravad külge praegu. Ei, aga nagu keeravad ikka, jah. Kui sa tahad sporti teha, siis sul on võimalus natuke 200-300 meetrit saada tikkuda ja siis sa teed sporti selle ajal, kui sa sporti tahad tegema minna tegema. Ei, eks ta nii ole. Absoluutselt, sport on elu, aga no siin elu ei ole, saad sa aru, uus hoone, väga elus, absoluutselt. Elu ei ole. Elu oli, elu ei ole. Elu on, elu ei ole. Võib-olla see on rumm, mis meis räägib praegu. Ei, elu läheb kindlasti edasi, kui see, mis ta nüüd on, see vilistlaste kokkutulek on siia kokku võetud, siis ma arvan, et mingil määral see elu ikkagi elab ja see reliikvia läheb edasi, nii öelda. See reliikvia elab. Jah. Kas te nagu ise, mis te arvate sellest, et teie lapsed tulevad siia kooli õppima? Et teil on nüüd mõlemal on lapsed, on ju? Ei. Mida? No mul üks on, jah. Nii. Siia ta ei tule. Kahjuks, jah. Aga mis te arvate sellest, kui te peakski tulema siia, nagu mis teie emotsioone oleks? 1. september, võtad käest kinni, istud autosse, tuled siia. Mis su emotsioone oleks? Hea meelega tooks ta siia. Ma tean neid inimesi, kes siin on. Ma usaldan neid. Ma tean, et minu laps läks super hästi siin. Aga kahjuks mina olen 200 kilomeetrit siin nagu eemal. Elan Tallinnas. Ei juhtu sellist olukorda, et ma tooks mu lapse siia. Aga ma tean, et kõik need inimesed, kes on lõppkokkuvõttes Narvas, kes on vanemad, lastevanemad, kes toovad oma lapsed siia Narva. Et ma usaldan ja ma olen super nagu veendunud, et siin Narvas need inimesed kasvavad headeks inimesed. Mina ütlen nii palju, et senikaua kuni Margarita Koskinen on õppelajuhataja, usaldan mina oma last kas või 200 kilomeetrid annad siia kooli. Absoluutselt. Ma olen kõlas sellega. Kahjuks me ei saa senikaua kuni Margarita rokib sinna asja. Sõidame. Ja. Ei no, meenutage meie kooliaegu, kus me olime veel, ma ei tea, mina olin teist natukene vanem, aga need ajad olid nagu väga meeleolukad ja meil oli kindlasti vähem tegevusi ja võimalusi. Ja võimalusi absoluutselt tead. Aga me kasvasime, vähemalt mina tahan loota, et me kasvasime nagu väga hästi, et me arenesime siin, et meil oli vaatamata sellele, mis olukord praegu on, et meil on võimalused, praegu need võimalused nagu X10 ja ma loodan, et nagu meie lastel läheb ka nagu X10 paremini. Et ma isiklikult tahaks nagu tegelikult mainida seda, et nagu kui mina tuleks sellisesse kooli õppima, et nagu kus mul on erinevad võimalused, erinevad klassid, mis on tegelikult nagu huvitavad, ilusad ja
kus sa tunned ennast nagu hubaselt, isegi siin ruumis tegelikult on ju, olgem ausad, teil on okei siin olla ja ruum on nagu mõnus. Kogu see atmosfäär, mis siin on, see on mõnus, et nagu sa hakkadki õppima, tahad ei taha, aga sa hakkadki õppima lihtsalt. See on see teema, mis ma täna Ragmarile ütlesin ka, et kui minu kool oleks selline, nagu see kool praegu on, et ma kindlasti oleks parem õpilane. No, 100%. See kindlasti motiveerib nagu. Ja, absoluutselt. Lüke, nagu. Ja. Aga vaatamata sellele kooli olustikule ja vahet ei ole, mis arhitektuur siin endast kujutab või milline see kool nagu väljast välja näeb või mis võimalused siin on. Põhiline on see, et mina, kelle klass lõpetas 9 aastat tagasi, ma olen siiani tänase päevani käinud aeg-ajalt külas ja mind on alati lahtiste kätega vastu võetud. Nii on. Alati on leitud see aeg ja võimalus, et sinuga aega veeta ja olla ja meenutada häid vanu aegu ja külas käia oma klassivahetajal ja juttu rääkida direktoriga erinevatest maailma asjadest, et see on nagu suur respekt Margaritale ja Utale, et ainulaadsed inimesed ja nemad jäävad siia sellesse kooli ajalukku pikaks ajaks nii-öelda meelde ja kirja. Need on need praeguse ajastu kuldsed inimesed selle kooliga seoses. Absoluutselt. Arvestades selle olukorraga, et me oleme olnud siin, me teame, kuidas see õhkkond siin on arenenud, kuidas meie klassikaaslased, kuidas meie see kommuun on siin olnud, et ma hea meelega laseks oma lapsel kogeda kõike seda, täpselt sellest alguspunktist, nagu ka mina, et hea meelega oleks laps kogeda seda kõike. Ja. Ei no kindlasti see on siuke koht, kuhu sa tahad nagu tagasi tulla, et täpselt nagu minu kaaslane siin ütles, et tal on nagu rõõm siia tagasi tulla ja kogu aeg on lahtiste kätega vastu võetud, et mul on täpselt sama olukord, et kui ma tahaks ja ma tulen siia tagasi, siis ja see on see põhjus, miks me täna siin endaga olema, et meil on nii-öelda head mälestused, me teame, kuidas siin on olnud, me näeme, kuidas see kõik on arenenud ja see on super võimalus. Ja kui tõesti ma oleksin Narvas ja kui mul oleks võimalus anda oma laps siia Narva, vist ei ole enam Eesti gümnaasium, nüüd on vist Narva, mis ta on? Narva Eesti põhikool. Narva Eesti gümnaasium on minu arust siiamaani olemas. Aga see meie asi, mis ta nagu meie ajal oli, see muutus vist Narva Eesti põhikooliks. Just, jah. Aga meie on põhikool Narva Eesti gümnaasium. Ja ei ole mingit üldse kartust ega pabistust, et oma lapsi siia tuua ja need inimesed, kes meid on kunagi üles kasvatanud, et palun väga, võtke. Tehke meie lastest seda sama, mis te tegite kunagi meist. Et see on super võimalus nii meile kui ka teile. Ja. Kindlasti jah. Et nagu tegelikult ülimõnus on vaadata kõike seda, mis toimub, et see areng, just nagu kooli areng on edasi läinud. Kõik asjad nagu muutuvad ja kuidas ma ütlen nüüd, et päris palju inimesi on uued inimesed siin kindlasti mingisugused õppejõud ja nii edasi, aga tegelikult see kooli mõte, kus te kõik olete üks suur perekond, see on ikka säilinud, sest isegi praegu, kui me siin käime mööda neid koridori ja klassi, siis me tunneme neid inimesi ära ja tunneme, et need on nagu sõbrad meile. Ongi üks suur pere vaata. See on point, sest et see perevärk, see toimib. Et meid ei ole kunagi siin palju olnud, olgime ausad. Et meie piir võib-olla oli kuni 300 inimest. Ja ega see piir, mina usun, et seda ületate ka nagu lähiajal. Ja see on nii lahe, et hetkel on võimalus igale inimesele anda nii-öelda individuaalne lähenemine. Mis on, see on väärikas asi, et iga inimese ja lapsega tegeletakse individuaalselt. Ja see on ülikihvt, jah. Ega olgemgi ausad, millal me oleks kokku saanud, kui mitte täna vilistlaste kokkutulekul. Võib-olla mõnega siin ruumis ma olen varasemalt kokku puutunud tööasjus, aga näiteks sinuga Ralu, et millal me oleks kokku puutunud või teised inimesed, kes praegu koridoris tuugalt pidu panevad, et millal, kui mitte täna. Just nii, jah. Et see on see päev ja ma loodan, et see traditsioon jääb elama ja ei teki mingit uue Narva Eesti gümnaasiumi mõtet või arusaama, vaid jääb ikkagi elama see vana visioon. Vana missioon ja vana visioon ja vana reliikvia ja see jääb elama ja ka 5 aasta pärast korraldatakse neid kokkutulekud, et ma loodan, et see ära ei sure, et jah. Jah,
kindlasti ja ka 5 aasta pärast ja võib-olla ka 50 aasta pärast, kui mina siin olen maailmal, siis ma tulen siia, ma näen teid ja mul on ülimeeldiv teid näha. Ja loodetavasti ka meie lapsed tulevad ja meie laste lapsed tulevad üks hetk ja see on tõesti, see on super koht, kus kokku saada. Nõustun teiega. Aga noormehed, liigume edasi. Ma näen siit taimerilt, et 10 minutit, 10,5 minutit on räägitud. No aga pikk jutt. Pikk jutt, siit jutt. Elagu Narva Eesti Gümnaasium ja... Kat. Kahjuks on vaja edasi jooma minna, edasi inimestega suhtlema, oma vanu kooliaegseid nii-öelda armastusi jahtima ja kõik, mis juhtub Narva Eesti Gümnaasiumis, jääb Narva Eesti Gümnaasiumisse. 100%. Ja nii ta paraku on. Nii on. Elagu Narva. Elagu Narva Eesti Gümnaasium. Elagu lapsed.